Austatud kolleegid, tere päevast! Me jätkame kõnelusi metafoorist, see on veel teine kord. Ja tuleb veel, ma kujutan ette veel 2 vestlust, võib-olla 3 metafoorist. Sest et metafoor on paljude arvates põhiline troop. Ja mõne käsitluse järgi metafoor on üldse retoorika tuum. Ja ütleme, kuidas see asi ka üsna metafoorilisest kondenseerus. Et retoorikast võtame ainult troobid ja figuurid, seal kõik teised retoorika aspektid jätame välja. Troopidest ja figuuridest võtame ainult troobid ja troopidest võtame ainult metafoori. Ja niimoodi mõtleks ette juba metanüümilisena me nimetame kõik teised troobid metafoorideks. Nii võrdlust kui metanüümiat. No seda teeb, mul on siin kuskil kirjandus, Leikov ja Johnson, Metaphors will live by. Sellest me räägime järgmine kord. Muuseas tõlgitud ka eesti keelde, see on väga hea minu järelsõna. Nii, see väga hea on jutupärkides. Nii, et metafoorid, millega me elame, see on tegelikult kõik troobid, millega me elame. Kaasa arvatud metanüümi on siin ja võrdlus ja nii edasi. Vot nemad just käsitlevad seda metafoori aeg on raha. Jah, no, ütleksime, see on lühendatud võrdlus, aga mitte metafoor. Nii, aga nüüd alustame korraks nagu viskame veel kord pilku sanskriti poeetikas. Me möödunud kord rääkisime, et sanskriti poeetikas on 2 suurt traditsiooni. Üks on alankaarade traditsioon, kaunistuste. Ja sellele on rajatud üsna lihtne esteetika, mille tulemused on väga keerulised tekstid. Alankaara on kaunistus ja esteetika on see, mida rohkem kaunistusi, seda kaunim. Ja lõpuks tekstid on täis kaunistusi, aga no, esteetiline efekt on üsna lihtne. Ja teine traditsioon, ütleme, spirituaalsem. No, mõnikord seda seotakse alankaarad hinduismiga, aga dhvani õpetus buddhismiga, aga see on nii ja naa. Siis teine traditsioon tuleb Anandravardhana traktaadis dhvani loka, dhvani valgus, mis kontsentreerub just selle sisemisele struktuurile ja väliselt see tekst võib olla väga lihtne. Aga see vaim, mis seal sees on, see dhvani, vaim on vale sõna. Ütleme, see tähendus, mis seal sees on, see võib olla üsna komplitseeritud. Dhvani lokast räägime eraldi, isegi mitte järgmine kord. Nii, aga nüüd räägime lihtsamatest asjadest. See rupaka on üks alankaaradest. Ja tegelikult rupaka tüüpi on mitu. Ma siin hästi lühidalt peatun 2. Üks on lihtne rupaka. Jah. Rupaka on nagu metafoor, aga siin see samastamine ei nulli ära see, millega samastatakse. Ütleme, et seal, kui võtame see Homerose teksti, et lõvi hüppas, siis ei ole niimoodi, et ainult lõvi hüppas või ainult Achilleus hüppas. Mõlemad, Achilleus lõvina hüppas, sest Achilleus ongi lõvi. Ja? No, siin lihtne rupaka, 2 mõisted sulanduvad 1 liitsõnaks. Ma ei hakka sanskriti keelest teile ette lugema, seda teha ise.
no ütleme, selles samsaaras on ainult 2 mahlakat või mahlast head vilja. Samsara on olemisringlus. Ja siin olemisringlus on mürkpuul, nii et see olemisringlus on ise nagu mürkpuu ja maailm samsara on mürkpuu ja sellel mürkpuul on samsara on mürkpuu. See ei ole niimoodi, et ta on ainult mürkpuu või ainult samsara. See on mürkpuu ja tal on vaid 2 mahlast vilja. Millist mahlast vilja? Siin ei ole öeldud, seda peab igaüks teadma. Mina ei teadnud, küsisin tehisintellekti käest ja tema mulle vastas. Elementaarne Watson. Need mahlakad viljad on esiteks luule ise, kavia rasasvada. See on luule, aga see luulel on, seda ütles mulle, ma ei usu, et seal on nektar sanskriti keeles. Nektar on liiga antiikne värk. Aga iseenesest juhul, kuidas see on nii, ma pean Teedu käest küsima, kas see on nii, kas on seal nektar? See Amrita võib vahetavalt tõlkida nektar, sest Amrita tähendab surematust, aga mõtlevad. No näete, siin taga on, ütleme, vähemalt Inda-Euroopa, proto-Inda-Euroopa kujund. See luule on jumalate joovastava joogiga seotud. See niimoodi on vedades, niimoodi on kreeklastel. Istuvad seal olümpias ja muudkui kaanivad seda nektarit. Nii, ja nagu ma juba sellest rääkisin, siis ma vist olen rääkinud nooremast endast, kust tulevad luuletajad. Isegi kui olen rääkinud, siis võib korrata. Vot germaanlaste jumalad ei istunud Olümpusel maas, nad istusid ilmapuu otsas. Ja mis nad seal tegid? Jõid sedasama mingisugust joovastavat jooki. Aga kotka, mis ilmapuu kõige üleval on, istuvad jumalad, aasad ja kuskil seal lähedal on kotkas. Ja kotkal hakkas kuidagi kurb meel sellest, et nemad joovad, aga mina ei joo. Ja ta varastas jumalate jooki ära. Jumalad seda niisama ei tahtnud jätta ja siis kotkas varastas ja lendas selle joogiga. Jumalad, selleks ongi jumalad, oskavad ka lennata, lendasid talle järgi, aasad, või ässad, eesti keelde tõlkides, lendasid neile järgi, talle järgi ja see kotkas sai aru, et ta ei jõua neilt ära ja ruttu kugistas selle joogi ära. Aga kui ta seda jäi ära, siis tal hakkas seedimisprotsess ja ta heitis, see, mis tal kõhus oli välja. Nii. Ja siit tuleb, kogu see rubriik noorema sedas on luulekeel. Siit tuleb luulekeel. Esiteks, te panite tähele võib-olla, et on 2 tüüpi luuletajad, ühed head, teised halvad. Need on mõlemad seotud selle joogiga. Ja ühed saavad inspiratsiooni sellest samast puhtast allikast, samast joogist, mis joovad jumalad, aga teised korjavad maa pealt kotka väljaheited ja söövad ära ja kohe hakkavad luuletama, aga need on kehvad luuletajad, neid nimetatakse värsiseppadeks või seal edas on vist värsipunujad, aga eesti keeles on värsisepad. Nii, te näete, kus on Skandinaavia, kus Kreeka, kus India, aga see luulekeele traditsioon või ütleme luule metakeele
traditsioon on säilinud. Seda avastati 1953. aastal Adalbert Kuhn, kui ta nägi sama vormelit sanskriti poeetikas ja Homerosel. See, mis on kreeka keeles kleos aftiton ja sanskriti keeles, kui ma õigesti hääldan, shravas actishon, midagi sellist. Tähendab kustumatu kuulsus. See on fraseologism, aga kui kreeka, enne seda arvati võib-olla, et Indoeuroopa keel, või see proto-Indoeuroopa keel on lihtsalt selline lingvistiline konstruktsioon, aga sellist keelt, mida räägiti, seda võib-olla ei olnudki. See on lihtsalt vastavuste süsteem. Aga kui on fraseologismid samad, siis see tähendab, et olid ka inimesed, kes neid rääkisid. Ja seda siis hakati nimetama saksa keeles indogermanische Dichtersprache, Indoeuroopa poeetiline keel. Ja siis kohe avastati terve rida selliseid poetoloogilisi termineid, mis on nii sanskriti poeetikas kui kreeka. Kui juba sellest kustumata tulest, kustumata kuulsusest räägime, siis ma olen vist seda näidet ka toonud, et see oli nii sügavalt sisse sööbinud Euroopa kultuuridesse erinevatesse, et ta tuli välja mõneti ootamatult. Need vanemad inimesed mäletavad Tõnismäel pronkssõdurit. Aga nõukogude ajal ta ei olnud lihtsalt selline kurb sõdur seal. Tema ees oli igavene tuli. Ja see selline sõdur koos igavese tulega oli Nõukogude Liidu kõik linnad täis. Ja mida ei olnud Tõnismäel, aga mis oli tavaliselt. Seal veel tema kohal on kirjutatud Večne slava gerojem. Igavene shravas actishon, kleos aftiton kangelastele. Ja see oli, see Euroopa poeetiline kujund oli märgitud sõnades ja oli esitatud kangelasena ja igavese tulena. Vot see igavene. Ja muuseas, igavene au oli seotud nii selle poeetilise joogiga kui ka tulega. See oli üldse Indoeuroopa, seda Emil Benveniste, aga hiljem ka teised tuvastasid, et indoeurooplaste sotsiaalsetes funktsioonides poeetil oli üsna kõrge hierarhiline koht. Ta see Indoeuroopa ühiskond oli hierarhiline, hiljem see Indias kasvas välja sellises kapitaalses kastide süsteemiks, aga ütleme, kõige üleval on valitseja, siis sõjaväelased, siis preestrid, siis on mingisugused käsitöölised. Aga poeet selles hierarhias oli valitsejast allapoole, aga sõdalastes üle. Ta oli kohe valitseja järgi. Milles siin asi oli, et see valitseja peab olema kangelane. Kuningas on sõjaväejuht, warlord. Kuningas on sõjaväejuht ja seda tuletas viimasel ajal Ameerika president Donald Trump, et kui tema kuningas, ta peab olema sõjaväejuht. Ja ma ei tea, mida ta võitis, aga üks kõige kihvtimaid asju, mida ta korraldas, ta ehitab võidukaare. Washingtoni võidukaare, mis on Kapitooliumist kõrgem.
kes on näinud Kapitooliumis, siis sa saab aru, et see on väga, nagu ütleks Hamlet, väga kapitaalne võidukaar. No vaat, niisiis. Indoeurooplastel ei olnud võidukaar. Need tulid Kreekast, vabandust, Roomast. Ja muuseas Trump ei saanud aru üldse, mis on võidukaar. Võidukaar tähistab sõjalist triumfi ja see alguses oli üldse puidus ja ühekordne. Ja see muuseas tähistas deklaratsiooni. See värav kui neitselik vagina ja sinna siseneb protsessioon eesotsas võitjaga ja see oli nagu pulmapidu. Ja teist korda samast võidukaarest läbida oli, ma ütleks, üsna rõve. Sellepärast nad olid ajutised. Aga siis Roomas hakati ehitama kapitaalsemad. Aga ikka iga selle võidukaarel on selle nimi, kelle jaoks on tehtud ja kelle võidu jaoks on Tiituse võidukaar ja nii edasi. Mingisugune Sulla ei saa sellest Tiituse võidukaarest läbi minna, see oli nii. Ja see oli ka Euroopas. Napoleon ehitas Pariisis võidukaare sellepärast, et ta võitis. Peterburis võidukaar on sellepärast, et võideti Napoleon. Aga mõned, ütleme, mitte kõige targemad ja mitte kõige kultuursemad inimesed arvavad, et see on lihtsalt pealinnas selline kaunistus. Ja see on Põhja-Korea pealinnas Pjönjanis on Kim Il-sung arvas, et kõikidel on võidukaar ja ehitas niisama võidukaare sinna. Ja see sealt käib see parad. Ja nüüd president Trump, kes üldse hindas kõrgelt need Korea diktaatoreid, arvas, et võiks teha nagu Koreas, aga Põhja-Koreas, aga palju uhkem. Nii, keda ta võitis? No, ma ei tea, ta võitis kõik sõjad ja sõlmis 8 rahu. Need, kelle vahel ta rahu sõlmis, esiteks sellest ei tea osa. Teised nagu India ütles, et midagi ta ei teinud ja kolmandad jätkavad veel sõdimist. Nii, no võiks vähemalt, no ütleme, võitsin Iraani, panin võidusamba. Aga see on vastupidi, et panen võidusamba, järelikult ma võitsin Iraani. Ja see on siuke medanüümine asi. Nii, aga proto-indoeurooplastel võidusambaid ei olnud. Aga mis neil oli? Neil olid poeedid. Sina, kuningas, võid teha igasugust kangelastegusid. Sured ära, ussid söövad sind ära ja keegi ei mäleta. Aga see, mis mina poeetina sulle annan, see on kustumatu kuulsus. Poeetiline tekst. Ma laulan, panen lauludesse sinu kangelastegusid. See on see kustumatu au. Kui me juba sellest jamast räägime, siis toon veel ühe näite. Keskaegses Euroopas rüütli ideaal oli, no muuseas, sarnane asi oli ka keskaegses Jaapanis. Ei olnud oluline võit. Isegi kangelaslik kaotus on väärt seda, et teda jäädvustuta. Nii kuulsamaid on laul Rolandist. Täiesti luusur operatsioon, ausalt öeldes. Algab nii, et Karl Suur, meie suurepärane imperaator, ma mäletan, 7 aastat sõdis Hispaanias, kogu Hispaaniat ta vallutas, ainult ei saanud vallutada Saragossat, seal istub, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ta teenib Apolloni Muhammadi
ja lähedane on tema surmatund, ahoi. Nii siis, millegi pärast ta seda Saragossat ei saanud vallutada ja siis taganes oma frankide riiki, aga Roncesvalles orus armee koosneb 3 osast. Avangard, põhiline osa ja arreargard seal taga. Aga kui taganetakse, siis arreargard on see lahinguliinil. Siis arreargardi pealik oli Karl Suure lemmik Roland ja siis, kui põhiline vägi läks taandus, siis maurid ründasid seda arreargardi ja seal on igane keeruline lugu, seal oli mingi Rurius Olivier, kes oli mauridega mestis ja siis tapsid. Kõik need seal Rolandil oli 2 olulist asja, millel olid oma nimed. Esiteks tal oli mõõk Durendal ja siiamaani Kaljus näidatakse seda mõõka. Ja tal oli see jahimees sarv, mille puhutakse. Selle nimi oli Alifantus. Ja siis Karl Suur kuuleb seda abi, seda sarve häält ja ütleb, et ma kuulen, et see on Alifant. Et Roland niisama ei hakkaks, see järelikult on suur häda. Olivier ütleb, tead, Roland, ta on nii seal jahil käib. Ja nii kaua, et seda Rolandit tapetakse. Aga see oli nii kangelaslik tegu, kuidas teda tapetakse, et temast lauldakse see laul Rolandist. Mitte Karl Suurest, mitte Luriusest Olivierst, mitte sellest Saragossa valitsejast. Nii, või Venemaal. Venemaa tähendab Ukrainat, jah. Ütleme, see on mida nimetada Kiievi Vene. Vürstiigar. Veel luusrim ettevõtte. Arvas, et saan endale hästi kuulsaks nime teha ja lähen üksinda polavetside vastu ilma teisteta. Ja ütles, et mul nagu iraanlastega sõideks ei ole kedagi vaja, ma ise kõike tapan ära ja hävitan nende tsivilisatsiooni. Et tal ei ole teisi vaja. Aga kui läks sõtta, siis selgus, et tal on vaja abi ja siis ta kutsus Prantsusmaad, Inglismaad, kutsus teisi vürste, aga nad ei tulnud. No üks tuli ja siis tema sai, ta ei saanud surma, teda vangistati. Aga see oli täiesti luusur ettevõtmine. Aga kuna ta oli nii suurepärane rüütel, siis ta on ainuke nendest Kiievi vürstidest, mõtleme Kiievi Vene vürstidest, kellele on pühendatud rüterlik epos. See Igor, kes oli üldse väike, mitte Svjatoslavi, mitte Jaroslavi, mitte kõikidel need suurtel kangelastel. Aga võt talle. Miks? Sest see oli lootusetu ettevõtmine, mida ta võttis ette ja kaotas. Nii, et lõpetada Rolandist. Selles laulus Rolandis on natuke eksitud ajaloo suhtes. Esiteks, Karl Suur ei vallutanud Hispaanias mitte midagi. Ta tuli sinna Saragossa, piiras seda, ei saanud vallutada ja taganes. Teiseks, need, kes ründasid ja tapsid Rolandi väge, seda arreargardi, kindlasti ei olnud maurid. Praegu arvatakse peaaegu kindlalt, et need olid baskid. Kes läheb sõjavägi läbi meie territooriumi, miks me niisama teda laseme. Baskid teadagi on selline keevaline ja kangelaslik rahvas. Nii. See nii palju siis sellest joovastavast joogist. Roland seda ei olnud, aga
me ei tea, kes lõi laulu Rolandist. Ja, sellest oli pärast veel mitu teisi tekste, kuulus Ariosta Orlando Furiosa, raevunud või raevukas või hullumeelne Orlando Roland. Nii. Niisiis selle samsaarast. Kaks need mahlakat vilja, üks on luule ise ja teine on viibimine heade, tarkade inimeste sees. Üldse siin maailmas on kõik jama, kõik absoluutselt jama, aga see on siin nagu märgina puu, aga kaks asja meie elus on head. Esiteks luule ja teiseks hea seltskond. Ja. See on niinimetatud lihtne rubaka. Sange rubaka, liitmetafoor. Siin on, see on ka võrdlemisi lihtne näide, siis siin on mõlemal pool nagu kaks asja koos. Mis lootus on nagu nägu ja teiseks naerutus on nagu õied. Nii, seal koos lootus nägu ja naerutus õied on üks ja sama. Ja lootus nägu ja naerutus õiget, need kaks on kokku üks ja sama. Ja? Siis 4 ühes. Ja. Nii, tuleme nüüd selle slaidi juurde. Kuni 20. sajandini metafoorid ja teised troobid käsitleti ainult retoorika osana. See oli selline retoorika probleem. 20. sajandil terve rida autorid, siin on mõned, Ivar Richards ja Max Black on tähtsamad, käsitlesid metafoori kui filosoofilist probleemi. Richards oli see, kes esitas metafooris 2 osa, õigemini esitatud olid enne, aga neile ta andis ingliskeelsed nimed tenor ja vehicle. Siis tema näide. Aeg on varas, aeg on siis see tenor ja varas on vehicle. No üldiselt, et aeg on varas on võrdlus, mitte metafoor. Aga nii, olulisem on, veel olulisem on Max Blacki raamat või raamatuke, ta ei ole paks, mudelid ja metafoorid. Paar sõna siiski. Ivar Richards on ta on üsna laia silmaringiga ja tegevusalaga. Ta tegeles esteetikaga, esteetilise filosoofiaga, retoorikaga ja kirjandusteooriaga. Nii et sellise laia profiiliga humanitaar. Max Black oli filosoof, kes tegeles ka metafooridega. Ja tema oli esimene, kes, vähemalt nendest, keda ma tunnen, kes väga selgelt väljendas seda, et metafooril on kognitiivne ja epistemoloogiline roll. Kui me kasutame metafoori, siis me saame asjast paremini aru. Nii et metafoor mitte üksnes teeb asjad keerulisemaks, aga teeb need lihtsamaks. Ütleme, meeltega tajutavamaks.
Ja väga oluline aspekt oli see, et metafooril on epistemoloogiline roll. Kogu Euroopa teadus, ütleme, mentaalsus, teaduslik mentaalsus alates renessansis arenes kausaalsuse märgi all. Ja mida rohkem edasi, seda rohkem tähtsam oli kausaalsus. Et midagi seletada tähendas välja selgitada selle põhjusi. Igal asjal on põhjus, igal sündmusel on põhjus. Miks nii on? Sellepärast, et võt sellised põhjused. Ja siin tekkis veel keskajal probleem, ta põhjust ei mõelnud välja renessansi humanistid, see oli juba antiikfilosoofias. Aga siin tekkis probleem, et kui ükski asi ei ole ilma põhjuseta, siis mis põhjus oli sellel põhjusel? Mis on põhjuse põhjus? Ja siis keskajal, ütleme, skalastiline filosoofia lähendas seda väga lihtsalt. Igal asjal on põhjus, põhjusel on põhjus, aga see algpõhjus, mis on kõikide põhjuste põhjus, see on Jumal. Elementaarne, kallis Watson. Jah. Mis on Jumal, me ei tea. Aga me ütleme, et see on põhjuste põhjus. Nii. Samas kui nii antiigi ajal kui keskajal kausaalsus ei olnud sugugi domineeriv põhimõte. Kausaalsusest tähtsam oli see, mida võib tinglikult ja mitte täpselt nimetada isomorfismiks. Midagi seletada tähendab leida, mille sarnane ta on. Mille sarnane ta on? Mille sarnane on minu elu? No, kõik teavad see tähtkujud. Ja? Kogu maailm on selline isomorfism, matemaatiliselt mõttes need ei ole mingid isomorfismid, ja? Aga me lihtsustame selliste sarnasuste. Ja teine mehhanism oli seda, mida nimetati sümpaatiaks. Sümpaatia ei ole see, et keegi on mulle sümpaatne. Sümpaatia on rohkem nagu nakkushaigus. Sümpaatia mõjub. Ja need asjad on sümpaatilised, ja? Üks mõjutab teisi. Kes on lugenud Lucien Lévy-Brühli raamatuid, nendest tähtsam on primitiivne mõtlemine. Ta ei ole eesti keelde tõlgitud, ta on üldse ainult vist prantsuse keeles ja vene keeles, muidu ma poleks seda lugenud. Primitiivne mõtlemine on rajatud kahel asjal. Ta nimetab seda preloogiliseks, elloogiline. Loogiline mõtlemine on kausaalne tema jaoks, aga preloogiline on partitsipaalne osadus. Ja see partitsipaalsus on kaks põhist mehhanismi. Üks on sarnasus, ütleme sümpaatia. Ja teine on üks on sarnasus, tähendab isomorfism, ja teine on kokkupuude või sümpaatia. Neid termineid ei kasuta. No, mis on see esimene? Meil on vaja, et kellegile midagi halba teha. No, veel parem kui tappa. No, see on väga lihtne. Me teeme seda inimese sümboliseerivat nukku ja siis hakkame seda torkima igasuguste asjadega. No ja siis ta jääb haigeks. Ja, no, massikultuuris see on seotud voodooga ja voodoo on seotud Hollywoodi filmidega. Ütleme, see voodoo praktika ei ole sugugi nii primitiivne ja voodoo ei ole üldse nii primitiivne asi, nagu seda kujutaks ette. Aga ta on kedagi kahjustada ja siis ma torgin tedale. Mis me saame aru, et see nukk on selle inimese metafoor.
Aga metafoor on siin mitte Euroopa metafoor, aga India metafoor. Ja? Sest see nukk ongi see inimene. Ja siis me torgime teda ja inimene jääb haigeks. Teine mehhanism, nakkamine, partitsipaalsus, on kokkupuude. Ma leian mingisuguse asja või varastan, mis on selle inimesega seotud, parem kui see on kehaosa. Ja veel hiljuti vanemad või eriti vanavanemad õpetas lastele, et küüsi ja juukseid ei tohi välja visata. Neid tuleb põletada. Viskad juuksekarva välja, aga halb inimene korjab ülesse ja siis on tal mingi võim sulle. No, praegused inimesed seda hästi ei mäleta. No, ma olen õpetanud umbes 50 aastat. Esimestel aastal kõik teadsid. Siis järjest see teadmine õpilastele kadus ja praegu vist ei tea midagi, et võivad juustekarvadega väga hooletult ümber käia. Täpselt, kusjuures see oli nii eestlastel kui venelastel. Juuksid tuleb põletada. Ja? 17. sajandil Venemaal põletati, nõidu ei põletanud ainult inkvisitsioon, nõidu põletati ja muuseas Afrikas põletakse ja Papua-Uus-Guineas nõidu põletakse siiamaani. Nii, no, mis on nõiaga peale hakanud? Põletati nõidas sellepärast, et märgiti, et ta võtab, tsitaat, jälje lumest välja. Inimene pahaimalt käib lumes ja jätab jälgi, aga halb inimene korjab seda jälje lumest välja. No, miks ta seda teab? Seda vist isegi ei tuvastanud, aga hea inimene ei hakka jälgi lumest. See on see tüüpiline selline partitsipaalsus. Mida me ütleme? See on metafoorilisel mõtlemisel, selle preloogilisel mõtlemisel kaks mehhanismi. Üks on metafooriline ja teine metanüümiline. Ja metanüümiast räägime järgi. Ja nüüd olge lahke, et seda Max Black taas avastas. Ta ei teadnud midagi ei Levi Brühlist ega metsikust mõtlemisest, jah, et kahekümnendal sajandil tekkis kausaalsuse kriis. Ja tekkis uus meetod, uus epistemoloogiline meetod. Me ei, vähemalt me ei piirdu ainult vormlitega. Tegime suurepärase matemaatilise mudeli sillast. Aga enne kui me hakkame ehitama, igaks juhuks ehitame sellise väikse sillake ja siis katsetame tema peal mudel. Mida see mudel tähendab? See mudel tähendab silda, mis veel ei ole ehitatud. Aga milline see mudel, mis on selle mudeli aluseks? See matemaatilised või matemaatilist inseneerilist võrrandid, mida realiseerib see mudel. Ja siis sild realiseerib seda mudelit või neid mõlemat. See mudel ei ole kausaalne side. Mudel on läbi sarnasuse. Siin juba võime rääkida enam-vähem isomorfismist. Igale suure silla elemendile vastab väikse silla element. Modelleerimine praegu tuli jälle moodi kui mänguasi. Minu lapsepõlves üks põhiline mänguasi oli konstruktor. Mänguasi poes ei olnud, aga see oli konstruktor, sa selle modelleerid, teed neid asju, mis on su kujutlus sulle, et nii, et see mudel on enne ja siis asi on pärast. Okei, aga mis on, ütleme see mudel ei ole tõestus. Kausaalsus on tõestus. Me lahendame mingisugust
mingisuguseid võrrandeid ja näeme, kus on viga. Aga kui me teeme sellist väikest sillamudelit, siis on probleem, et miks see suur sild peab olema samasugune nagu see. Ja, ta on nagu isomorfne, aga on kindlasti see mastaab ise. Et siin, kui me väike sild ei vajanud kokku, siis suur sild lihtsalt mastaabide pärast. Kui ma lapsele olin kolmkeelne ja kolmas keel oli saksa keel, sellepärast, et meiega elas Frau Grimm. Miks ta elas meiega, sest tal ei olnud mingisuguseid vahendeid eluks. Mees oli Saksa sõjaväes surma saanud, mingid nõukogude pensionid loomulikult sellest saanud. Ja, aga kes oli ta mees ja ta isa, nad olid insenerid. Ja mees nimelt projekteeris sildu ja siis Frau Grimm rääkis, et tal alati oli kõhe tunne, kui sild sai valmis, siis kui esimene rong või seal esimene liiklusvahend, mis selles ületab, siis see insener peab seisma silla all. See ei ole matemaatiline tõestus, aga see on see, ütleme, oma ihu ja verega tõestab selle silla kehtivust. No vaat, mudelid on metafoorid. Ja tähendab, et metafooridel on suur epistemoloogiline tähtsus. See pole kaugeltki, ütleme, alankara, luulekaunistus. Metafoorid oluliselt muudavad meie mõtlemist ja isegi mitte kui ei muuda, siis nad oluliselt aitavad meil asjadest aru saada. No, see järgmine etapp selles oli Lakoff ja Johnson, et me elamegi metafooridest, aga kuidas me elame metafooridest, me räägime järgmine kord. Praegu tahaks juhtida teie tähelepanu ühele teosele, mis ei ole nii populaarne kui eelmised, aga ma siiski tahaks, see on minu artikkel modelleerivast poeetikast. Tegelikult seal on nii poeetika kui retoorika koos mul. Aga mida ma tahtsin siin pakkuda, esiteks suurel määral jätkades seda Blakey käsitlust. Lakoff ja Johnson's ma ei teadnud, sellepärast, et kirjutasin seda varem, kui nende raamat ilmus. Vähemalt kindlasti varem, kui ma seda lugesin. Mul oli teine tähtsam punkt, et metafooriline konstruktsioon ei ole ainult verbaalne. Metafoor tekstis on metafoorilise konstruktsiooni verbaalne realiseerimine. Oluline on see, et üks objekt projitseerib oma omadusi teisele. Ja kui selline asi juhtub, siis on tegemist mudelite puhul. See on siis mudel, aga see võib olla ka erinevates valdkondades. Ja ma pakkusin sellise termini nagu piloteeriv struktuur. See on selline struktuur, mis tekstis ei esine, aga mis juhib selle teksti ehitust. Piloteeriva struktuurist võib-olla räägime veel. Nii. Siin on siis metafoori problemaatika. Ja? Et metafoor on kõige keerulisem ja metafoor on kõige lihtsam asi. Vähemalt kõige algelisem. No, see Levi-Brühli preloogiline mõtlemine enne loogilist, enne kausaalsest mõtlemist oli metafooriline mõtlemine.
Ja nüüd ühelt poolt, nagu seal, ütleme, India Kagalankaras rupaka on üsna keeruline troop, seal me näeme, kuidas erinevad asjad pannakse kokku, aga teine vaatenurk on see, et iga tähenduse aluseks on metafooriline protsess. Iga sõna on juba metafoorne. Sellest võib-olla räägime natuke üksikasjalikult hiljem. Nii, nüüd paar sõna semiootikast ja tähendusest. Charles Sanders Peirce oli üks semiootika taasraja ja ta oli üks nendest, kes juhtis tähelepanu, et iga mentaalne protsess on märgiline. Noorepõlves ta tegeles kaardiga. See on maakaart. Me oleme seda näinud. Ja? Mis siin vale on? Probleem on see, mis siin õige on. No, õige on see, et see on maa ja see on sellised kontinendid ja nii edasi. Aga täiesti vale on, et Gröönimaa on suurem kui Austraalia. Rääkimata siis Madagaskarist. Miks on vale? Sellised kaardid on vahel lennukites ja ma olen mitu korda kuulnud, kuidas seal kõrval istuv laps küsib emalt, miks lennukid ei lenda otse, aga lendavad kaare mööda. Ja? Sellepärast, et see on vale kaart. Ütleme, kui tal oleks gloobus, siis ta näeks, et lennukid lendavad sirgelt, enam-vähem. No, kui näiteks Eestist lendada Jaapanisse, siis me lendame sellise kaarega, sellepärast, et siin on must auk tekkinud. No vaat, niisiis, see on halb kaart. Siis teeme teistsugust, mis on nagu parem. See oli nõukogude ajal hästi populaarne. Selline asi, et 2 poolkera, mis on täiesti ka suvaline asi. Ja probleem on see, et siin see Kamtšatka peab olema 2 korda. Siin ta on nagu peabki olema, aga siin lihtsalt ei raatsi seda jätta ameeriklastele. Nii. Mida tegi Peirce? Ta tegi kaardi, kus kõik proportsioonid on õiged. No, ja seda nimetatakse kvinkutsiaalseks projektsiooniks. Siin on ka, siin on 2 korraga, jah? Vot nii. Siin on Antarktis jagatud mitte 8, aga 4 kohaks. Antarktika. Aga kõik proportsioonid on õiged. Me näeme Austraalia ja Gröönimaa. Ilma nende ei olnud näeb välja nii. Ja muuseas, NASAs kaasatakse sellised kaarte. Nii. Hästi lühidalt. Üldiselt Peirce'il on 66 märgitüüpi, palju rohkem. Tegelikult on märgide tüpoloogia on selline iteratiivne protsess, võib kogu aeg luua uusi tüüpe. Aga need 3 kõige kuulsamat märgitüüpi on icon, indeks ja sümbol. Siin eesti keeles ei ole selle ingliskeelse teksti tõlge. Miks? Sest Peirce'il on umbes 20 neid definitsiooni, nad natuke erinevad kõik. Et ma tahaksin jätta, et teil oleks stereomeetriline selline, stereofooniline. Niisiis, 3 märgitüüpi. Meid praegu kõige rohkem huvitavad esimesed.
aga ma nimetan kõik 3. Ikoonilised märgid on need, mis selle objektiga, mida nad tähistavad, on seotud mingi tunnuse või ütleme lihtsamalt sarnasuse järgi. Sarnasus võib olla üsna suvaline. Kui ma joonistan sellise asja, siis tavaliselt arvatakse, et see on õun. Ja õigesti arvavad. Ehkki mina joonistasin kirsi. Aga see on ikooniline märk. Ja olen see, et me tunneme ära. Indeksaalne on selline, mis on seotud sümpaatiaga, nagu me ütleksime, mis viitavad. Näiteks teeviit. Käisime Mariaga Alpides, sellises kohtades, kus mitte keegi pole käinud, ja siis igal kohal on selline märk. Selline märk ja WC sääl. See on suur erinevus, ütleme Kaukaasia mägedes, kus sellist märki ei ole ja WC on igal pool. Kaukaasia mäed on palju ilusamad võrreldes Alpidega ja võimsamad ainult lõhnad on Alpides paremad. Nii, vot, see on indeks. Ja muuseas, selles sõrma nimi on inglise keeles indeks. Ja siis lapsi mõtles, ära näpuga näita. Kuidas tuleb näida? Sääl. See on ka indeks. Ja lõpuks see sümbol, mis on täiesti suvaline. Börsi järgi loomuliku keele sõnad on suvalised. Siin ma ei mäleta, kas me rääkisime Platoni dialoogist Kratilost. Ei ole oluline praegu, aga seal üks tegelane nimelt Hermogenes ütleb, et sõnad on asjadega seotud täiesti suvaliselt, kokkuleppe järgi. Lepime, et see on laud ja siis ongi laud. See on väike probleem, et kes kellega on kokku leppinud, et see on laud, aga seda jätame Hermogenesele mõtlemiseks ja sofistidele. Nii. Aga ütleb Börs reaalselt ikooniline eksaanne sümboolsed märgid, need on puhtad tüübid, aga reaalsed märgid on mingisugused proportsioonid, nad on koos. No vot, see on ikooniline märk õunast. Aga tegelikult on üsna suvaline. Ta on ikooniline ja sümboolne koos. Liiklusmärgid. Võtame selle. See on mu lemmik. Mida tähendab, me saame aru. Vähemalt need, kes on autoga sõitnud. Mis siin märgi sees on? No. Kuidas? Krokodill. No, ütleme, ma ei ole sinuga 100% nõus. See on ikooniline märk rongist. Aga sellist rongi, no ma veel mäletan, kui sellised käisid. Aga viimasel ajal nad käivad ainult lõbustusparkides ja mingisugused spetsiaalsed kohtades. Muuseas, mõnes kohas maailmas on restaureeritud sellist raudteed, kus käivad sellist rongid. Aga tähendab, see on ikooniline märk, aga tegelikult see on sümboolne märk. Me lepime kokku, et see on rong. Me lepime kokku, et see on laud, me lepime kokku, et see on rong. Aga selle aluseks on ikanism, või ütleme mälu sellest ikanismiks. Aga see on ka indeksaalne märk. See tähendab, et see ei ole rongi pilt siin. See näitab, et võt siin mingi oleneb mingi
distantsi järgi, mitmekümne meetri järgi on rongitee. Ja üldse võiks ju joonistada siia rööpaid, sest see tähistab rööpaid, aga mitte rongi. No, muidu, kui milline petekas, tulen sinna, aga rongi ei olegi ainult rongitee. Niisiis, selles märgis on ikoonilisus, sümbolism ja indeksaalsus koos erinevates projektsioonis ja erinevates kohtades. Aga märk on üks. See on oluline, et märk ise koosneb erinevatest elementidest, millel on tähendus. Üldiselt, kui ei oska näiteks norra keelt, siis ikka me saame aru. Kusjuures, mida me saame aru, et see must karu on valge karu. Nii et võõras ära tule. Või ütleme nagu Austraalias rannale ujumine oma vastutusel ja joonistatud krokodill. Huvitav omal vastusel, mitte krokodilli vastusel. Nii. See on reaalne märk. No, mida ta tähendab, me ka saame aru, ehk ei ole kirjutatud. Et see paaritamise ajal põdrad on ohtlikud. Kui neid segada, nad hakkavad ründamas autod ja siis tavaliselt võitjaks ei tule auto. Nii et paluks mitte segada intiimsel hetkel. Need on minu lemmikud. Keera paremale. See on reaalne. Keera paremale. See on natuke see sümboolne ja indeksaalne komponent. Ei ole päris kooskõlas. Ja kui nad ei ole kooskõlas, me saame aru, et need on tegelikult erinevad märgitüübid siin koos. No, see ei ole, see on reaalne pilt, aga see ei ole tee peal lihtsalt, keegi märgistas oma alamaja, et mitte ei tohi siin parkida, siin ei tohi isegi mõelda, et sa pargid siin. Siin ikooniline, indeksaalne märk koos sümboolsega. Nii, kui me räägime metafoorist konstruktsioonidest, siis on oluline märkida, et need ei ole ainult verbaalsed. Nad on täiesti erinevates valdkondades ja on selline oluline valdkond, mis on praktiliselt uurimata, on see, mida ma nimetan intersemiotilised metafoorid, kus tenor ja vehikel on erinevates semiotilistest süsteemidest. Mõned asjad on väga lihtsad, sellised. Kiirus ja aeglus on asjad, füüsilises maailmas. Aga nad on ka subjektiivsed. Kui te sõidate mingisuguse liiklusvahendiga, te ei tunne kiirust või aeglust. Te tunnete kiirendust või aeglust. See on see, mida subjektiivsed. Sarnane asi on kõrge ja madal. Need on suhtelised märgid. Aga nüüd vaatame muusika valdkonnas. Muusikat on kirjeldatud verbaalselt. Kõige lihtsalt, et meloodia tõuseb või langeb.
ruumilised metafoorid või muusikal on mingi jõud, ta võib liigutada, ta annab hoogu või vastupidi energiat või rahustab. Võib-olla üks parimad näited selle muusikalise metafoorikaga on Dostojevski romaanist, mis eesti keele tõlgitakse praegu Kurjad vaimud. Mulle rohkem meeldib vana tõlge Sortsid. Seal üks tegelane, selline karikatuurne helilooja, lõi teose Prantsuse Preussi sõda. Eesti keeles on nii. Prantsuse Preussi sõda 1871, jah? On see selline termin? Prantsuse Preussi sõda. Jah, nii. See on ka selle teose nimi tal. Algab niimoodi väga bravuurse marseliesiga. Ja seal kuskil tagaplaanil hakkab vaikselt Ahmen Liber Augustin. Ja siis mida rohkem seda vaiksemaks muutub marselies ja selle tugevamaks Ahmen Liber Augustin ja lõpuks röögib Ahmen Liber Augustin ja marselies ei ole üldse kuulda. Seda teost Dostojevski kirjeldas, pärast on seda teostatud, lähtudes sellest kirjeldusest. Ja me loeme seda paberi peal mustad jäljed, mis tähistavad tähti, tähed moodustavad sõnu, me loeme neid sõnu ja me väga hästi kujutame ette, milline on see muusikaline teos. Võime isegi oma ajus seda mängima panna. Muidugi siin on keeruline moment on see, et kui see polyfooniline moment, kuidas need kaks meloodiat, siis kui nad on enam-vähem võrdsed, kuidas nad interfereeruvad. Keerulisem lugu on Toomas Manni romaanis Doktor Faustus, kus geniaalne hullumeelne helilooja Adrian Leverkühn loob mingi teose ja seal on inglikoor, kurjade vaimude koor, aga siis jutustaja, Serenuse paned hääle, et see on sama meloodia ainult ümber kööratud. Ja see ingliköör ja koor ja nende kurjade vaimude koor on tegelikult üks ja sama. No, nii, aga mõned asjad veel lihtsamad. Igasugused esteetilised assotsiatsioonid. Ma ei tea, eesti keeles vist hääl ei ole kõrge ja madal. Või on, jah? Aga tavaliselt kõrge kohta öeldakse, et on hele. Jah, aga vot kõrge ja madal. Näiteks kõrge ja madal hääl, see on juba metafoorid. See ei ole kõrge ja madal. Aga see on hästi tajutav. See on, seda tajavad mitte ainult inimesed, koerad. Kui ma kasvatasin oma koera, siis mul oli selline saksakeelne üsna sadistlik õpik. Praegu sellist ei oleks lubatud, aga see oli väga selge, et miks koerad armastavad rohkem naisi kui mehi. Sest seal koer teeb mingisuguse pahanduse ja siis peale need, oi, sa paha kutsu, siis sa tegid, ja koer liputab sama, tal on nõustud, meil täna kiidetakse. Aga see peale, no tule siia kutsu. Karvan on turris kutsikal, pärast ta juba harjub, see on lihtsalt lollakas mees, aga siis ta kardab. Ja
osa psühholoogia, see on üks põhjus, miks väiksed lapsed, imikud ja rohkem armastavad emasid kui isasid. Sest et lihtsalt on selge, kes on sõbralik, kes tuleb sõbraliku häälega, aga no mis me siin teeme. Nii. Ja siin ütleme, tagajärjed on väga mitmekesised, näiteks Euroopa traditsioonis, oratooriumis. Kõik ingli hääled olid alati hästi kõrged. Poisid maksid selle rasket lõivu, neid kastreeriti, et neil ingli häälekesed säilisid, sest aga need kurjad inimesed ja kurjad bassid ja kurjad vaimud, neil oli bassipartii. Siviljavemäe, Hertsog Almaviva, tenor. Figaro, kes on siin, on bariton. Don Basilio on bass. Aga Don Bartolo on veel sügavam bass. Nii, võt head inimesed ja head on tenorid, halvad on bassid. Varajases noorepõlves ma nägin Ameerika muusikafilmi Mario Lanzast ja seal oli selline episood, et Mario Lanza laulab ja seal kõik daamid on temasse armunud. Ja siis tema manager ütleb, et see on tavaline. Kõik naised armastavad tenoreid. No võt, aga teda me ei armasta. Me armastame ooperit ainult deklaratiivselt. See on enam tenoritesse ei armuda. See on rohkem nagu machot maas. Nii, aga on oluline erand. See oli Vene traditsioon. Vene ooperis positiivsed tegelased on bassid, negatiivsed tenorid. See tuleb päris Uspenski seletab kirikulaulust. Et seal Jumal, kui Arnestoratooriumis, Jumal ja head inimesed on soliidselt ja nad on bassid. Aga need kuradid piuksuvad seal tenorid. Ütleme, meile tundub, et kõrge madal on puhtreflektoorsed ja koerad seda tõestavad. Aga siin on väga oluline ka selle kultuurini aspekt, ehk sümboolne. Üks levinud metafooride tüüp muusikas on looduse hääled ja linnu hääled. Eriti veab kägul. Seda me näeme. Kägu teevad väga erinevad pillid. Üks kuulsamaid on Beethoveni 6. sümfoonia pastoraalne, seal erinevad looduse hääled ja siin see tempal on ikooniline mõju ja tormilised hääled, tormiline tempo, siis see tähistab tormi jäikest. Ja see ei ole programmiline muusika, see ei ole seal seletatud programmis, et võt sealt, kus hakkavad orkester hästi tormakalt mängima, et seal on torm. Aga seda iga inimene vähemalt tol ajal säävad. Siin on torm, aga siin selline idülliline ilm. Ja seal on ka erinevad Camille Saint-Saënsi Loomade karneval, omal ajal üsna populaarne teos. Viimasel ajal on populaarne ainult vist viimane osa, mis ei ole üldse loomad. See on Danse macabre, surmatants.
aga linnulaulu esitaksin flöödid ja tšellod. Nii, vot kägu kohta on mul erinevad rendid, et Beethovenil kägu on 2 klarnetit seda. Nagu üks kuu ja teine kuu. Ja ühesõnaga langevad intervallid. Ja seal on ka teised linnud, ööbik ja vutt. Gustav Mahler kuulsas esimeses sümfoonias, siin oli mul seletus, miks, aga see ei jäänud kirja, see jäi mulle mõttesse, on klarnet, teeb seda kägu häält. Ja seal on uuritud seda asja, et see on vale kägu hääl. Beethovenil on täpselt need intervallid, aga see kägu linnuna ei tunneks seda klarneti häält, sest seal on mingisugust intervallid on valest. Nii, visuaalsed metaforitud, meil hakkab aega vaikselt otsa saama. Siis ma Dürerist plaanisin täna rääkida hästi pikalt, aga läksin hoopis hoogu selle igavese kustumatu auga. Nii. Siin on üsna selged. Meil on selged, et millised värvid on külmad, millised soojad, millised kuumad. Miks? Ega värvides endas ei ole mingisugust soojust. See on selline kultuuriline kokkulepe, aga mis on rajatud siin esteetilisel efektil. No, igaüks ütleb, et mis on kumb nendest on kuum, külm, kas sinine või punane. No, iga normaalne inimene teab. Aga mitte iga laps. Mõni, miks ta peab siin temperatuur olema? Aga ütleme, et magamistuppa sobivad tapeedid soojades värvides. Soojades toonides. Ja kõik saavad aru, et millest on jutt. Ja, ehkki see on täiesti suvaline, see on metafoor. Okei, aga mul oli plaanis rääkida üsna pikalt mõnest metafoorist ja sümbolist Düreri loomingust, aga sellest siis räägime järgmine kord. Ja siis võib-olla Lakoff Johnson lükkuvad ülejärgmisesse korda. Aga siis täna sellega lõpetame.